Ahoi, Harald inspiratsiooniblogis siin. Lõputöö õnnestus hindele A kaitsta ja enne seda, kui enda sellise mõttetahvli seina pealt maha võtan, siis näitan korra, mis siin olid. Kõige esimesena, kõige tähtsam on siis see koht, kus on kirjas lõputöö hindamise kriteeriumid. Ja ma väga hoolikalt kord nädalas vaatasin jälle üle, mis on need nõuded selleks, et hinne A saada. Kõik ülejäänud hinnete kirjeldused viskasin minema ja jätsin ainult A variandi alles. Ja see on meeletult lihtne tegelikult, kui on täpselt ette kirjutatud, mida sult oodatakse. Lihtsalt lähtu sellest. Nii et hoolitse kindlasti, et sul on olemas hindamiskriteeriumid. Teine asi on siis mõttekaardi tegemine. Siin on näha, kuidas on hea mõelda läbi enda tööstruktuuri mõttekaardi mindmapi abil. Aitab sellise suure pildi ja selguse luua. Siin on siis igasugu mõtteid kirjandusest, kus ma märkisin üles, mis leheküljel, mis raamatus midagi põnevamat oli. Ja neid siis jooksvalt kleepisin sinna, kuhu tarvis. Igasugu selliseid fantaseerimise mõtteid, mis oleks, kui teeks hoopis nõnda ja niimoodi natuke laiemalt mõelda. Ressursid, mida kasutada, keda intervjueerida. Mis meil veel on siin? Intervjuude kokkuvõtete tegemise moodused ja intervjuudes oli suhteliselt tugev osa. Struktuuri läbimängimine, mis punkti all, millest rääkida, kuidas küsitlusi analüüsida, kuidas seda infi kokku võtta ja tarkasid järeldusi teha. Ning kursuse enda loomine, mingid elemendid. Siin ei ole muidugi kõiki neid asju, mis sai niimoodi kõrvaliselt tehtud, aga ta annab sellise hea suure pildi, mis toimub. Ja nüüdseks, kui hinne A on käes, siis võib ta ilusti seina pealt maha võtta järgmisi suuri tegusid nende jaoks vabastada. Vahvat lõputöö kirjutamist sulle ja tegutse suurepäraselt.